See lause, mis meediaosakonnas on olnud, et raske on sisse saada ja raske on välja saada, kehtib endiselt. Ja see konkurents, kuidas siia kandidaadid ja tudengid siia konkureerivad, on tohutult suur. Ja meie tehnoloogiline areng osakonnas on ka minu arvates nagu täna väga hea, et mitte kuidagi ei saa kohe kurta, et meil on tõesti kõik olemas, mida hing vihkab. Et me valime endale ju tegelikult läbi konkurssi kõige tugevamad inimesed. Meil käib iga aasta vähemalt kaks tudengit, on see siis Portost või Soomest või Saksamaalt või et on meil Leedust olnud, Lätist. Ja meil on kindlasti ka õppejõud ja üks kõige teenekamaid on loomulikult Chris Hayes, kes on juba aastast 2002 õpetanud tudengeid, õpetanud neile interaktiivset filmi. Kõik, kes on vähegi oma eriala peal kuulsad ja kes on selle osakonnaga lõpetanud, on saabunud siia tagasi õpetama. Ikkagi see õppekeskkond tervikuna minu arvates on väga oluline. Õppimine ei ole mitte ainult siis mingites tundides, mingite praktiliste asjade tegemine, vaid ka suhtlemine omavahel, sest inimesed õpivad ju üksteiselt ka. Kunstiteadus Raivo Kelomehe näol ja ka disainiteadus on meil tegelikult osakonnas täiesti suures kaalus peale selle, et meil on hästi palju praktikat. Suur osa meie õppekavast on ju tegelikult praktilised projektid. Aga minu vaieldamatu lemmik on loomulikult siis iga-aastaselt Paides toimuv arvamusfestival. Ja üks praktiline projekt on olnud tudengitega ka nende siis visuaalse näo loomine, alates plakatist ja nii edasi. Ja mul on nagu hea meel, et me oleme üldse saanud ja võtnud selle julguse, et neid projekte teevadki tudengid. Ja kui võtta neid animatsiooni- ja filmiprojekte, siis muusikavideodest kuni siis animatsiooni või dokumentaalfilmideni välja. Nii et, ja praegu hetkel filmib ka meid ja kogu seda tegevust jälgib meie vilistlane Siim Parisoon, nii et meil seda pädevust ja seda jõudu ja tahtmist tegelikult on küll ja küll. Et kui vaadata neid auhindasid, mida tuuakse, et on need siis kuldmunad või disainiauhinnad, siis selge on see, et igas disainiagentuuris on vähemalt 1-2 meedikut, kes on täiega nagu ruulivad. Et kuhu nad siis on tegelikult ju maandunud tööle, et lõpetab ära ja aasta pärast on kunstimuuseumi direktor ja läheb pealinna ja teeb agentuuri ja on see siis Joosep Polk või ükskõik milliseid suuri kuulsaid nimesid või vaatame Eesti laulu, siis on see Ansambel Redel või Winnie Puhh või Daniel Levi või need äärmused on lihtsalt niivõrd suured, et eksamitest on täna see, et kõigepealt on meil 2 eriala eksamit, kus me vaatame ju tegelikult seda, et kuidas on nende joonistusoskus, sest ilma selleta meediadisainer või ka meediaprodutsent ei saa kuidagi hakkama. Ära unusta kompositsiooni. Kompositsiooni eksam, nii et 2 eksamit pluss siis vestlus, pluss siis eelnevalt veel muidugi ka portfoolio. Portfoolio tähendab tõesti seda, et inimene peaks iseseisvalt midagi teinud olema. Soovitus on see, et kindlasti ka näidake seal oma katsetusi kujundusprogrammidega. Oskus mõelda, oskus joonistada ja tegelikult oskus ennast avada on oluline. Meediareklaami disain on tegelikult see, mis päästab maailma. Ega siin muud ei olegi, sest kogu see õppekava on nii üles ehitatud, et ainult sõprus ja tugevad sidemed. Et see on veel tugevam kui armastus, nii et kui sa sellesse oled sattunud, siis kahjuks sellest enam lahti ei saa. Nii et uskuge mind, et härrad naeravad selle ekraani peal, sellest nad teavad, millest nad igapäevaselt räägivad tudengitele ja Ardo muigab ka ja ma muigaks ka selle peale, et see on tegelikult õige, et armastus selle eriala vastu. Aitäh!